Okei, enne kui me selle videoga edasi lähme, siis teeme väikse tagasivaate, kust see kõik üldse alguse sai. Ühesõnaga, me tulime siia kohta. Ühesõnaga, me tulime siia veits privaatsemasse kohta. Oh my god. Ja siin me teeme siis väikse subscriberite eri, sest kuna me hittisime 200 tuumi, me teeme väikse eri, kus siis me nii-öelda annan enda hinnangu siis enda videotele, mis on sellel kanalil nii-öelda olnud. Ja kui me siis reitimise juurde lähme või siis hinnangu või siis suure vähki. Ma tahaksin tänada teid selle eest, et talvesaaga video, me saime sellele 4000 vaatamist ja üle 100 laigi ja kommentaare. Tuli päris palju, ma lugesin neid enamus ja nüüd ma sain teada, et teile meeldivad ka nagu autokontent rohkem. Ja järgmine video, ma ei tea, kas nüüd järgmine video, aga lähiajal me teeme video siis sellest, kuidas me lähme jäärajale ja me teeme seal väga pulli video. Oh shit, me teeme pulli video, sest et siin jäärada kukku sisse. Ja aitäh kõikidele, kes ka subscribe isid, kuna me hittisime 200 subscriberit, mis on tegelikult jumalast suur asi. Ja ma mõtlesimegi, et 200 subscriberi puhul me teeme siis ka väikse hinnangu või siis kokkuvõtte või siis mingi asja või siis mingi selle video ja siis me reidime seda ja siis me läheme sinna ja siis on nagu lahe video ja siis... Ja ütlen aitäh veel kord siis kõikidele, kes laikisid seda videot. Ja lähme nüüd õige video kallale. Selle videole ma paneks 60-st, sellepärast et see video... Muidugi me kala ei saanud, sest et no just ei oska püüda. Just. Suure vähki! Järgmine video on kalastus part 2, mis on üks mu lemmikuid videoid siin kanalil üldse. Sellepärast, et me jälle kala ei saanud. Mis vahide? See pole mitte kedagi. Ja see video tuli päris norm minu enda arvates, kuna ma paneks selle videole 80, sellepärast, et see lahe video kala ei saanud, läksin vette, olin norm. Ärme hakka videot liiga pikaks tegema, aga võtame iga video läbi. Järgmine video, kui ma ei eksi, oli siis hide and seek, ehk siis peida ja otsi. Söö mandariini ja peida ja saa sõpru. Mul ei ole sõpru. Üks like võrdub üks kelk. Hide and seeki videole ma paneks 40, sellepärast, et see video tuli päris halva kvaliteediga ja seda editida oli absoluutselt raske, sellepärast, et ainukesed klipid sellega ei olnud mitte ainult minu teloga. Ainukesed klipid ei olnud mitte ainult minu. Palun pange selle video like, sest ma ei oska rääkida ja edaspidised videod ma teen niimoodi, et ma ei räägi ja ma kutsun sinna. Otsi sõpru. Ma tahtsin öelda oma suguvõsa. Fuck. Eelmised klipid ei olnud tehtud. Eelmised, oh my god! Klipid ei olnud tehtud mitte ainult minu teloga, vaid ka sõprade teloga ja nad pidid seda klippi mulle eraldi saatma. Ma pidin hakkama välja sorteerima need klipid, sellepärast, et need ei olnud nagu järjekorras või need olid eraldi.
üks oli lääne poole, teine põhja poole, teine kagu poole, Peipsi järv. Külm on. Ja noh, see video tuli suhteliselt halb. Järgmine video on Oreo pränk ja ma tahan ühte asja öelda. Juss vihkab mind tänase päevani. Juss, mida ma sulle teinud olen? Oreo pränki tegin. See pränk ei õnnestunud, aga tegelikult õnnestus, ta sõi seda ju. Ja 10/10, sellepärast et Juss nautis, ei vastupidi, ei nautinud ja mina nautisin, aga lõpus ta ütles, et päris maitsev oli. Vaadake video järgi ja sõimake Jussi, mitte mind. Tegelikult sõimake mind, siis ma ei oska videoid teha. Järgmine video on Driftmasters päev 1. See video on teine kõige populaarsem minu kanalil. Ja Driftmasters part 2 oli. Aga ühesõnaga, võtame 2 osa järjega. Ja Driftmasters päev 1 ja päev 2. Need 2 videot ma reidiksin 9/10, sellepärast, et need 2 videot olid või on siiani selle kanali kõige populaarsemad, küll mitte kõige populaarsemad, teisel kohal kõige populaarsemad videod ja ühesõnaga sai betooni, sai pauku, sai kõvas jääl, sai rehvisuitsu endale sisse hingata ja pulli sai. Sander Ploomimpuu järjekordselt ei osanud Kevin Pesuriga rääkida. Järgmine video on siis see maja video, mis siis kummitas. Ja ma arvan, et see video oli meile suhteliselt hirmus, sest selles videos olid ka mõned sõbrad, kas ma nimetan? Jah, ma nimetan. Janek, Magnus, Riko ja üks vend oli. Kaider. Ainult Murupoist Anelius oli, sorry. Selle video peale me saime väga palju hääli, mis siis ma ei tea, kas need päris tõestavad, aga pane kummi, Janek! Järgmine video on Koolja video. Kooli. See video, see oli nii lamp. Mul ausalt öeldes ütlen, et mul ei olnud isegi ideed seda videot teha, kuna see oli nii lamp, aga paljud on mulle öelnud, et see video neile meeldis. Mis seal huvitavat on, ma ei tea. Aga seal oli vetsutuur. Siin on sein, siin on uks, siin on põrand, siin ei ole tegelikult mitte midagi, aga ma räägin kooli videost. Ma ütleks selle videole, et 20, see tuli nii pask! Järgmine video, oota, ma ei mäleta, kas ma selle maja videole ütlesin hinnangu või. Ühesõnaga, kui ma ei öelnud, siis 60. Järgmine video on siis Tartu video. Me läksime bussiga sinna. No bussiga, sa ei hakka jala minema sinna. See video 70, sest see video oli liiga pikk, aga see oli pull video ja miks ma rämbi all olen, ma ei tea. Oi joo. Kuradi perse maele läks rund. Järgmine video Halloween eri, kus muurisime taas kord seda maja, aga nüüd ma ütleks seda, et see video tuli täielik õun. Ja selle videos me ei saanud erilist mitte midagi väga peale. Nii et no 1/10. Järgmine video oli Sauga mõisa video, mis siis tuli väga-väga hea ja halb. Ja 60. Järgmine video on, ma arvan, et siiani kõige hirmsam video, mida olen isiklikult mina teinud. Ja ma ei tea, kas vaadate, vist väga ei olnud, aga ühesõnaga, nagu te seda videot, kui te olete selle video läbi vaadanud, siis teate, et selle video lõpus, enam-vähem lõpus, ma läksin üksinda. Ole vait! Käisin keldris ja ühesõnaga, seal ma sain peale siis ühe heli,
mis ei olnud üldse meie poolt tekitatud ja ma olin täiesti üksin seal keldris, ma võin talle 100% lubada seda. Ja nagu te nägite, siis ma küsisin seal ühe küsimuse, et kas keegi on siin, siis käis minu kõrval toas või ruumis käis ilgelt suur kolks. Ja ma võin 100% väita, et see kolks ei teinud mina ega mitte ükski veetilk, mis seal oli. Et see video oli üks hirmsamaid minu teada ja noh, Järgmine video on siis lennuki video, mis on, ma arvan, et me plaanisime seda videot teha väga-väga pikalt. Me tegelikult planeerisime selle video ette 3 nädalat ja põhimõtteliselt 3 nädalat sai läbi. Siis me alles läksime selle lennuki juurde ja ma arvan, et see oli sinna väärt minemist, kuna see lennuk oli väga-väga suur ja see lennuk seisis seal. Tegelikult peaks lendama, aga ma ei tea, miks ta seisis seal. Okei, vaadaks see video läbi, ma otsast väga kõike ei mäleta, mis seal videos oli. Su ratas läks katki. Sest ma ei oska sõita. Ja kui te tahate seda lennuki videot uuesti vaadata, siis see täiesti üleval, ma ei ole mitte ühtegi videot maha võtnud. Ja vaadake see kõik üle, seal videos me rääkisime selle lennuki ajalugu ja see oli väga-väga pull video, aga kahju, et sisse ei saanud. Oleks saanud, aga me jälgisime ka veits ohutust, et nagu midagi väga ei juhtuks, sellepärast, et me tahtsime lihtsalt näha seda. Me mõtlesime, et sellest oleks hea video ja ma ei tea, kas tuli. Ma arvan, et voice crack, juhuu! Q&A videos midagi erilist ei juhtunud, ma vastasin lihtsalt küsimustele ja ma unustasin öelda hinnangud videotele, aga see video 60-st tegelikult ei 8,50, sellepärast, et küsimuses küsis ka Ralf Paldermaa, kes siis teda veel ei tea, siis tema Instagram on siin ja tema YouTube on siin. Minge subscribe'ige ja olge muhedad. Sure ära. Järgmine video on chilli video. Üldse ma ei tahtnud teha seda videot, aga ma arvan, et see video oli minu endale rõve, sest et ma sain chillit. Ma tean, et arvates võib-olla ei olnud nii kuum, aga minu jaoks oli, ma kalasin ennast piimaga üle. Ja see oli ilus, noh. Ei olnud, teil oli võib-olla ilus, mul ei olnud. See video 40, sest mulle endale ei meeldinud, aga võib-olla videod oli hea. Muna video oli järgmine ja ma arvan, et see oli sellel kanalil minu endale kõige rõvedam video. Jalg küsib ära. Kuna seal ma jõin mune ja kettisin. Ja lõin muna endale vastu pead ja sõin koorega muna. Ühesõnaga, ma ei tea, mis selle muna video point oli. See oli lihtsalt lahe teha, sellepärast, et teha ei olnud lahe. Ühesõnaga, hinnang 60-st, sellepärast, et see video tuli naljakam kui chilli oma, võib-olla. Aga nüüd me jõuame siis video juurde, mis on sellel kanalil kõige populaarsem video. Talvesaaga pluss Sprite'i challenge. See video sai 4200 vaatamist ja me hittisime selle videoga 200 subscriberit. Ja kui sina ei ole veel like'inud seda videot, siis ma soovitan väga like'ida ja kui te oled siin videos jõudnud, siis pange juba subscribe ja jah, subscribe juba. Ühesõnaga, järgmine video, mis on siis just hiljutine video, on 2024 ehk siis eelmise aasta recap, ühesõnaga, mis siis kõik on toimunud. Ja see videoga ma ei oska midagi öelda. Eelmisel videol ma paneks 10/10 selle video, sellepärast et see sai nii populaarseks see video ja ega mul polegi. Ja see video, 2024 recap video, selle ma paneks 6/10, sellepärast et see lõpp ei olnud editides väga hea. See mulle nagu endale väga ei meeldinud. Aga 2023 recap. Ma tean, et hakkate nüüd sõima mind kommentaarides. Mis asja? 2024 recap või? Sa ei oskagi videot teha enam või?
Sorry, ma olen vist täielik. Nüüd me oleme jõudnud videoga lõpule. Ärge sõimake mind minu haircuti pärast, aga see on video lõpp. Aitäh, et te vaatasite. Visake sellele videole like, pange ka subscribe